Saivad India leebu ja loomad laululugu, siis laulis mets ja meresuu ja Eesti rahvas lugu. Läks aga metsa mängima, läks aga laande lauluga, läks aga metsa mängima, läks aga laande lauluga, läks lauluga, läks lauluga, läks lauluga. Tervitame Kotkajärve Metsaülikooli! Ma vaatan paadist Kiikriga, kui kaugel on see Saaremaa. Ei paremat pole kuskil maailmas on see maa. Summertime, no place is better. Pole kuskil maal kui Elagu Kotkajärve! Tere! Minu nimi on Hillar Lauri. Ma võtsin osa Kotkajärve Metsaülikoolist, aasta oli kas 1988 või 89. Peeter Einola oli see aasta selle Metsaülikooli juhataja. Peeter on öelnud, et seal ei ole ühtegi teist asutust või organisatsiooni, millel on nii suur omapära ja mida on raske panna sõnadesse kui Metsaülikool. Ma olen sellega nõus. Ma loodan, et teie Kotkajärvel leiate ka seda omapära endale. See on minu 4. kord siin Kääriku Metsaülikoolis ja mulle see väga meeldib. Ja ma loodan, et teil tulevad samad emotsioonid. Ma olen väga õnnelik, et paljuski just tänu Kotkajärvele ja nendele inimestele, kes seal Metsaülikooli läbi viivad, ongi minu elus Metsaülikool. Ma olen selle eest väga tänulik. Ja just nii Kääriku kui Kotkajärve kogemus on mulle mõlemad näidanud nii mitmekülgset ja eripalgelist Eestit. Kui mulle samuti tundub, et need 45 aastat Metsaülikooli tõestab, et ühest küljest on see kontseptsioon täiesti fenomenaalne ja teisest küljest ka väga püsiv. Nii et saagem siis sellest jõudu mitte käega lüüa ja hoida seda, mis on tähtis. Edukat ja erilist juubeli Metsaülikooli. Minu nimi on Ene Künnap ja ma soovin tervitada kõiki neid, kes olid 2004. aastal Heimtali Metsaülikoolis. Tervist! Mina olen Evelin Loit ja kui ma Kanadas elasin, mida oli kokku peaaegu 7 aastat, ma võtsin igal aastal hoogu, et nüüd ma jõuan Kotkajärvele Metsaülikooli. No, mõned aastad on läinud mööda, aga nüüd olen ma siin Käärikul ja aasta on 2012. Ja 3. Metsaülikooli päeval pean tunnistama, et see kogemus on imeline. Ühelt poolt on mul kahju, et ma ei ole varem seda kogemust ära kasutanud, aga samas on nii palju aastaid ja nii palju võimalusi, et seda tulevikus teha. Ehk siis soovin teile Kotkajärvel väga vahvaid ja väga imelisi elamusi ja samuti loodan, et ühel päeval jõuan ma ka Kotkajärvele. Ehk siis kõiki kauneid, ilusaid, toredaid elamusi. Kuna 45 on ikkagi selline korralik keskiga, siis tuleb ikka laulda üks korralik õnnesoovi laul. Ja siit tuleb väike siis õnnitlustervitus Kääriku metsade ja järvede vahelt. Nii. Palju õnne teile, palju õnne teile, palju õnne, palju õnne, palju õnne teile. Aga meie laulame omamoodi. See on üks niisugune Ameerika laul, isegi meie ei laula seda. Ta elagu. Nüüd on Black. Aga meil on see nii levinud. Küll on kahju. Ta elagu, ta elagu, ta elagu, ta elagu. Ja teine kord ta elagu, ta elagu, ta elagu. Ja kolmas kord ta elagu, ta elagu, ta elagu. Ja 1000 korda elagu, ta elagu, ta elagu. Ja tema õnn see õnn.
see Leili, mõni eks ka teada. Metsaülikoolis saavad õhtul sauna need, kes on päeval loengus käinud. Meie käisime päeval loengus. Aga sina?